See oli kõige hullem sündmuspaik, kus ma kunagi olen käinud. Juba enne elamusse sisenemist oli tunda lagunemise lõhna. Vaikses äärelinna kodus Waukeshas, Wisconsinis astuvad uurijad sündmuspaika, mis on otse kui õudusfilmist. Kui ma sinna jõudsin, teadsime, et leiti 2 surnukeha. Kohe hakkasime küsimusi esitama. Kus on nende laps? Kas nad leiavad tema surnukeha? Nad leidsid 2 ja võib-olla on seal 3. Nii hirmutav, kui see olukord ka poleks, muutub see juhtum millekski palju suuremaks ja tumedamaks. Kui oled juba kardina taga, on väga raske aru saada, mis seal toimub ja just see teebki need nii võimsaks ja potentsiaalselt ohtlikuks. Selle kõige algus oli tegelikult see, et tuli üks kõne ja see pani meid päriselt uurima, mis juhtus. Kõne tuli 17-aastase Nikita Kasapi vanaemalt. Ta on tema pärast mures. Ta on mures. Ta ei tea, kus Nikita on. Kui Nikita vanaema teatas, et ta ei käi koolis ja on kadunud, saime samal ajal ka teate Waukesha koolipiirkonnast. Ja siis me hakkasimegi uurima, mis toimub. Nikita vanaema räägib politseile ka, et tal on oma poja Donald Maieri suhtes imelik tunne. See on Nikita kasuisa. Väidetavalt ei tundnud ta end hästi. Donald on talle sõnumeid saatnud. Ta arvab, et mees käitub veidi imelikult, aga muretsemiseks pole põhjust. Ta mõtleb, et okei, ta on haige ja käitub natuke kummaliselt. Minu esimene kokkupuude oli 28. veebruaril 2025. Waukesha maakonna šerifi osakond helistas mulle ja andis mulle juhtunu kohta veidi infot. Ja sealt edasi suundusin sündmuskohale. See oli kõige hullem sündmuskoht, kus ma kunagi olen käinud. Enne veel, kui sa majja sisenesid, oli juba tunda lagunemise lõhna. Kui uurijad sisse lähevad, leiavad nad õuduste maja. Tatjana lasti mitu korda. Ta oli kaetud arvukate tekkide ja rätikutega. Elamu eesosas oli väike kontorinurk ja just seal oli Donald. Ka tema oli kaetud tekkide ja rätikutega. Tundus, et ta võis olla oma laua taga või teha seal mingit tööd. Donald Maieri keha lähedal olid küünlad. Kui ma sinna jõudsin, ei põlenud need küünlad. Need olid kustunud, kuid tundus, et neid oli varem põletatud. Kui me suutsime Donilt mõned tekid ja riided eemaldada, oli näha, et tal oli peahaav, väga suur peahaav. Ma märkasin, et seal oli palju riide ja tekivirnu lisaks nendele kohtadele, kus 2 surnut lebasid. Ja minu mure oli, kas 17-aastane poeg on kuskil nende tekkide või riiete all või oli ka perekoer surnuna peidetud. Kohe hakkasime küsimusi esitama. Kus on nende laps? Mis toimub? Ja me kõik mõtlesime, kas laps on röövitud, kas ta on põgenenud. Kas nad leiavad laiba? Kas laip on lihtsalt kodus ja nad leidsid 2 ja võib-olla on 3 veel? Kui nad esimest korda sisenesid, arvasid nad, et see võib olla sissemurdmine. Pildid olid seintelt maha võetud. Madratsid olid voodi põhjalt ära tõstetud. Kui oleksite kappes sisse vaadanud, oleksite näinud, et kõik riided olid riiulitelt maha võetud. Need vedelesid üle kogu põranda. See nägi kindlasti välja nii, nagu keegi oleks sinna sisse murdnud ja elukoha läbi otsinud. Üleval korrusel on veel üks väike tööala, kust oli paberid välja tõmmatud. Leidsime püstoli dokumendid, kuid püstolit me majast ei leidnud. See oli nii, et kahtlusalune leidis püstoli ja kasutas seda siis pere vastu. Õhtu jooksul selgus, et majas rohkem ohvreid ei olnud. See kõik toimub rahulikul talvepäeval paigas, kus mõrvad, eriti topeltmõrvad, on väga haruldased. Waukesha on väga turvaline koht. See on üsna jõukas piirkond osariigis. See on väga tüüpiline Kesk-Lääne linn. Siin on kõik väga avatud. Inimesed on ülimalt sõbralikud. Lihtsalt kõige tüüpilisem väikese Ameerika linna miljöö.
aga selles idüllilises linnas on ilmselgelt midagi väga valesti läinud. Kas kellelgi oli selle pere vastu midagi? Kas nad olid sihikule võetud? Selgub, et nende lugu on väga ebatavaline. Esiteks on Nikita ja tema ema pärit Ida-Euroopa riigist Moldovast. Moldova asub Mustast merest, kohe põhja pool, kohe Rumeenia kõrval, Ukrainast edelas. Nikita ja tema ema elasid Moldovas ning tulid Ameerika Ühendriikidesse, kui ta oli 7-aastane. Ja tema ema kohtus Donaldiga, kolis siia, abiellus ning Donald võttis ta tõesti omaks ja kohtles teda nagu oma poega. Ta paistis koolis silma. Talle meeldis väga õppida. Ta sattus otse Ameerika unelma keskele ja kasvas üles ilusas majas, heas naabruskonnas ning käis heas koolis. 2 küsimust. Kus Nikita praegu on ja mis tema perega juhtus? Meil oli tulnud paar erinevat heaolu kontrolli palvet ja saime teada, et Nikita polnud koolis käinud. Don polnud tööl käinud. Nikita oli varem alati koolis kohal olnud, aga nüüd ei ilmunud ta enam kohale. Viimane päev, mil ta füüsiliselt koolis käis, oli 11. kuupäev. Ma usun, et mõned tema õpetajad võtsid temaga ühendust ja ta vastas, et on haige. Nad ütlesid, et üks tema vanematest peaks kooli helistama, kuid keegi ei teinud seda kunagi. Millal Toni viimati nähti? Millal ta viimati tööl oli? Kas tema töökoht oli temaga kontaktis? Donald töötas tegelikult kodust. Ma arvan, et ta käis oma kontoris väga harva. Kui tema ülemus võttis oma töötajaga ühendust, siis tuli sõnumitele või e-kirjadele vastuseid, et tead, mul on haige. Kui tema ülemus tahtis temaga rääkida, siis ma usun, et ta hakkas vastama, et tal on hääl ära ja seetõttu ei saa ta rääkida. Nii et ta saatis tööle sõnumeid alates 11. kuupäevast. Ja sõnumid ei olnud alati arusaadavad. Ta tõi halbu ettekäändeid. Näiteks ütles, et tal on konjunktiviit ja siis mainis, et tal on kurk valus. Ja nii ei pruugi sümptomid alati diagnoosidega kokku langeda. Saime teavet ka naabritelt ja uksekella kaamerast, mis aitas surmaaega kitsendada, sest nägime, millal Donaldi ja Tatjana autod viimati lahkusid ja tagasi koju tulid. Agaz on üks neist juhtumitest, kus politsei võistleb ajaga. Mis juhtus Nikitaga? Ta ei ole seal. Koer ei ole seal. Kas ta rööviti? Kas see oli raha pärast? Nikita ei olnud elukohas. Kas ta oli siis ohver või kahtlusalune? Me teadsime, et elukohast oli üks sõiduk puudu. Ma mõtlen, et aina rohkem kogunes tõendeid, et siin toimub midagi. Midagi on valesti. Uurijad peavad Nikita üles leidma. Viimati oli kellelgi temaga ühendust 11. veebruaril. Nüüd on juba 28. kuupäev. See on üle 2 nädala hiljem. Ja me hakkasime tol õhtul aru saama, et uskusime, et Nikita oli viinud Meieri sõiduki ära, et ta lahkus selle sõidukiga. Me hakkasime Nikita telefoni asukohta hädaolukorra kaudu jälgima ja saimegi Waukesha piirkonnast hädaolukorra jälgimisandmeid tagasi. Meil oli jälgimisandmeid või asukoht, mis liikus lõuna poole Illinoisis. Seejärel liikus ta läände läbi Iowa, Colorado, Wyomingi ja ma usun, et alla Kansasesse. Ta käis maailmas suurimas veokijuhtide peatuses Iowas. Ma arvasin, et see oli huvitav valik. Veokipeatus, kus Nikita peatus, oli 24. veebruaril. See oli peaaegu, nagu ta oleks olnud turismireisil. Ta on 17 aastat vana ja tal ei ole juhiluba. Nii et ta sõidab üle riigi ilma juhiloata. Ja siis jõudis ta Kansasesse. Mis lõpuks tema vahelejäämise põhjustas, oli tema sõidustiil. Ta ei peatunud täielikult stoppmärgi juures. Sõna otseses mõttes oligi see põhjus, miks ta kinni peeti. Ta veeres stoppmärgist läbi. Nad kontrollivad numbrimärke. Juhuslikult oli Waukesha maakonna šerifi osakond just selle numbrimärgi süsteemi sisestanud, kuna arvati, et auto on varastatud. Ja seetõttu oli ajastus suurepärane. Ma mõtlen, et kui ta oleks seda teinud päev varem, oleks ta kindlasti saanud trahvi ja oleks oma teed läinud. See oli kindlasti läbimurre meie uurimises, mida me ei osanud oodata. Arvestades asjaolusid ja seda, kuidas juhuslik peatamine viis Nikita arreteerimiseni, on väga õnnelik juhus, et kõik nii läks. Seega saab politsei läbiotsimismääruse Nikita Kassabi auto läbiotsimiseks. Nikita Kassabi auto.
ja see, mida nad leiavad, on nii šokeeriv kui ka segadust tekitav. Autos leiti mõned asjad, kui Nikita peatati, sealhulgas 357 kaliibriga käsirelv. Lisaks sellele olid seal riided, mis lõhnasid lagunemise järele. Seal oli ka piibel. Sõiduki eri kohtadest leiti sularaha ning lisaks ehteid ja elektroonikat. Seal olid fotoalbumid, mis minu arvates olid väga huvitavad, sisaldades pilte temast ja tema perest. Leidsime ka Nikita ja tema ema sünnitunnistused. Seal olid mõned kaamerad, nii et ma ei tea, kas ta arvas, et kaamerates, mille ta kaasa võttis, oli tõendusmaterjali. Vanemad sülearvutid, elektroonika, mobiiltelefonid. See oli lihtsalt väga eklektiline kraam, mis tal kaasas oli. Ta võttis koera endaga kaasa oma reisidele. Ma usun, et koer oli ainus asi, mis tal alles jäi. Keegi, kes suutis teda lohutada või keegi, keda ta tundis. Võib-olla ta ei tahtnud üksi olla ja ilmselt ei tahtnud ta ka koera sinna üksi jätta. Ma olin väga rõõmus, et koer oli ikka veel elus. Ühes kaameratest leiavad uurijad selle mälukaardi, mis sisaldab tõeliselt häirivaid pilte. Seal olid tema ema ja kasuisa kehad ning omamoodi kummalised küünande paigutused ja see, kuidas nad olid tekkidesse mähitud. Piltaide põhjal tundus, et tal oli mingi kummaline huvi nende surma vastu ning seda peeti äärmiselt muret tekitavaks käitumiseks. Ma usun, et küünalde ja tekkide kasutamisel võis olla mingi rituaalne aspekt. Lisaks sellele leiti video, kus on kuulda, kuidas Nikita räägib telefonis oma kasuisa surnukehast, öeldes, et tema mädanenud keha on seal näha. Nii et kui ta on koos oma kasuisaga majas, teeb ta kommentaare selle kohta, kuidas tema keha laguneb. On uskumatu seda öelda, aga tundub, et Nikita Kasap elas selles majas koos oma vanemate lagunevate surnukehadega rohkem kui 2 nädalat. Ma usun, et ta viibis enamasti maja keldris. Tundus, et seal oli nagu telekatuba, kus tal oli diivan ja tekid. Ja ma arvan, et ta püüdis vältida olemist sellel põhikorrusel, kus olid nii tema ema kui ka Donald. Kui politsei paneb kokku, mis täpselt nende viimase 2,5 nädala jooksul juhtus, siis kõik märgid viitavad nüüd Nikitale kui nende mõrvade toimepanijale. Ma usun, et ta tappis kõigepealt Toni ja siis ootas, kuni Tatjana koju tuli. Ma mõtlen, ta kandis ikka veel oma talvemantlit. Ta oli just uksest sisse astunud. Ma arvan, et oli üsna ilmne, et tal oli plaan ja ta viis selle ellu, et oma vanemad tappa. Ta tõesti tappis oma vanemad. Ta varitses neid. Ta tulistas Toni pähe tagantpoolt ja tulistas oma ema, ma usun, mingil hetkel läbi tema kurgu. Ta jätab ema sinna, kuhu ta kukub ja jätab Donaldi sinna, kuhu ta kukub ning katab nad lihtsalt tekkidega kinni ja elab nendega koos. Ja nad, mis on minu jaoks veelgi õõvastavam, on see, et ta helistab ise kooli. Ta teeskleb Donaldi tööandjale, et ta on Donald. Ta teeskleb Donaldi emale, kes on tema vanaema, et ta on Donald. Ta varjab oma jälgi ja käitub täiesti normaalselt. Nikita käis toidupoes. Ta käis ja ostis kiirtoitu. Ta käis Culversis. Ta jalutas koera. Ta viis prügi välja. Ta rookis sissesõidutee lahti. Ta tegi kõiki neid tavalisi asju, mida inimene elades teeks, aga tema surnud vanemad olid majas. See polnud nii, et ta lihtsalt tappis nad ja põgenes. Ta tappis nad ja elas koos nendega. Ja ma ei tea, ta astus iga päev oma emast üle, kõndis iga päev Toonist mööda ja nad olid surnud. Mis on veelgi murettekitavam on see, et kui politsei alguses arvas, et tegemist oli vargaga, kes otsis saaki, siis tegelikult tundub, et Nikita töötas välja plaani. Me nägime leti peal mõningaid rahakuverte. Ma arvan, et ta teadis, et nad hoidsid sularaha kodus ja ma arvan, et sellepärast ta otsiski majas ringi. Ma arvan, et ta võis otsida ka väärt asju, sealhulgas ehteid ja mõtles, et paljudel inimestel on seifid oma suurte piltide taga. Nii et me arvasime, et võib-olla sellepärast ta võttiski pildid seina pealt maha, et vaadata, kas nende taga on midagi. Võib-olla oli midagi piltide taha teibitud. Seda ta tegigi iga päev. Ta otsis 2 nädalat seda maja läbi ja pööras kogu maja pahupidi. Ta vaatas kõik läbi. Ja sel hetkel jõuab asi küsimuseni, miks? Miks ta tappis oma ema ja kasuisa? Ja siin peitubki kogu loo tuum.
Sest väljaspoolt vaadates tundub, et see saab olema lihtne ja selge juhtum. Vaata, nii kohutav, kui seda ka öelda poleks, Nikita poleks esimene inimene, kes oma vanemat tapab. Aga detektiivid saavad peagi teada, et tal on plaan, mis on hoopis teisel tasemel hävitav. Tema tegelik lõppeesmärk oli meie valitsuse destabiliseerimine ning presidendi ja asepresidendi mõrvamine. Ma arvan, et ta uskus, et see plaan oli juba sellises staadiumis, et ta võis lahkuda ja hakata tegutsema, et see plaan ellu viia. Tal oli vaja autot, tal oli vaja raha, tal oli vaja neist eemale saada. Kui ta oleks jäänud, poleks ta kuidagi saanud teha seda, mida ta plaanis. Lõpuks saadeti mind 10. märtsil Kansasesse, et Nikita ära tuua. See oli esimene kord, kui ma Nikitaga kokku puutusin. Nii et pärast Nikita arreteerimist paar nädalat tagasi on teda hoitud selles alaealiste kinnipidamiskeskuses hindamiseks. Tagasi lennul oli Nikita käitumine olusid arvestades üsna kummaline. Ta ei näidanud mingit emotsiooni ega muret. Ta lihtsalt oli seal. Ta oli rahulik, ta oli vaikne. Vahepeal tegi ta pinnapealseid nalju või ajas niisama juttu. Aga mitte midagi sellist, mida ootaks inimeselt, kes teab, et tema elu muutub oluliselt ja ta peab nüüd tagasi Wisconsini minema, et oma tegude tagajärgedega silmitsi seista. Nii et sa sündisid Moldovas 2007 aastal. Nimi on Tatjana. Jah. Sa tulid Ameerika Ühendriikidesse 2017 aastal. Jah. Kas sa saad mulle sellest rääkida? Kuidas see juhtus? Ma arvan, et see oli 2015 aastal, kui mu ema kohtus mu kasuisaga internetis, mingil kohtingu lehel või midagi sellist. Ja ma arvan, et me käisime koos nendega mõnel puhkusereisil üle kogu Euroopa ja sellistes kohtades. Ja lõpuks nad abiellusid ja siis 2017 aasta juunis kolisid Ameerikasse. Kas Moldovast Ameerika Ühendriikidesse tulemine oli raske? Kas see oli keeruline protsess? Ma arvan, et mingil määral küll. Ma mõtlen eriti, kuna mul oli siis tugevam aktsent. Ja ma arvan, et mõne inimese jaoks on nimi Nikita mõnivõrd veider. Kas sa oled alati elanud Waukeshas alates siia kolimisest? Ja. Kuidas sulle siin meeldib? See on okei. See on okei. Koolis käimine, Waukesha vesti minek. Kuidas on vestis, kuidas on keskkoolis? See on hea. Ta tundus kena, ta tundus viisakas ja ta tundus tavaline. See oligi huvitav. Ma mõtlen, kui sa oleksid kohtunud Nikitaga, siis sa ei ütleks, et see on keegi, keda ma peaksin kartma. See rahulikkus kõik selles intervjuus pani mind mõtlema, et jumal küll, kas sa tõesti tapsid oma vanemad? Kas koolis oli mingid klubid? Ja, metalliklubi liige, põhimõtteliselt kohaliku kogukonna vabatahtlik tegevus. JFBLA. Mis on? See tähendab Ameerika tulevasi ärijuhte. Seal on erinevad teemad ja üritused, mida saab valida. Mina valisin küberjulgeoleku teema. Seal on eksam, mille sa teed ja on piirkondlikud, osaliiklikud ja üleviigilised voorud. Mina tegin piirkondliku eksami ja sain teise koha. Olgu, palju õnne, see on tõesti väga hea saavutus. Ja ma olin ka parasjagu National Honor Society'ga liitumas. Hinded on väga head, olgu. Mis kohase klassis oled? 3. Hästi. Mis plaanid sul pärast keskkooli on? Ma mõtlesin Madisoni peale. Ma lihtsalt otsin midagi, mis mind huvitaks. Võib-olla inseneriteadus. Ta läks koolis hästi. Ta sai häid hindeid ja ta oli isegi korra kuu õpilane. Tundus, et probleem oli selles, et kui sa hakkasid vaatama, siis tal polnud sõpru või oli neid väga vähe. Mis iganes põhjusel, ta ei suutnud koolis inimestega kontakti leida. Ja kõige selle väljaselgitamise võtmeks on Kaasapi klassikaaslane, kes otsustab politseiga rääkida. Nüüd, üks asi, mida tähele panna. Seda isikut nimetatakse tunnistaja A-ks, et kaitsta tema identiteeti. Tunnistaja A tuli uurimises esile, kuna Nikita oli temaga enne oma vanemate tapmist mingil moel suhelnud ja maininud, et võib-olla tapab end. Ja siis, et ta vanemad ei peaks seda läbi elama, tapaks ta kõigepealt oma vanemad. Kui ta teda selle kohta pinnis, tõmbus ta tagasi ja ütles, et tal pole relva ning ta ei teeks seda kunagi päriselt.
ja nad küsisid temalt, kuidas ta kirjeldas oma lapsepõlve, kuidas ta kirjeldas oma elu, oma kodu, oma suhet emaga ja kasuisaga. Ja ta oli selle suhtes väga positiivne. Arvas, et tal oli imeline lapsepõlv, uskus, et tal oli hea perekond, mis teeb selle kõik veelgi šokeerivamaks. Suur osa tema sotsiaalsest ajast möödus internetis ja see tekitas temas huvi veidrate või muret tekitavate poliitiliste vaadete vastu. Kooli tulistamiste kohta otsimine. Massimõrvarite, tapjate kohta otsimine. Tal oli tõesti kummaline huvi väga süngete ja hirmutavate asjade vastu. Ta jagas temaga ka seda, mida ta nimetas veristeks videomontaažideks. Ja kui temalt küsiti, mis on verine videomontaaž, selgitas tulistaja A, et verised videomontaažid olid nagu sõjast pärit videod ja klipid, millele oli peale pandud vene muusika. Tunnistaja A võttis Nikita kommentaare tegelikult tõsiselt. Ma tahaksin sinuga rääkida, miks ma täna siin oleme, Nikita. Meil on tunne, et me teame, mis juhtus ja millal see juhtus. Me pole aimugi, miks see juhtus. Olgu, ainus, kes teab, miks see nii on, oled sina ise ja miks sa oled Kansases nii, miks sa lahkusid, eks. Ja ma tõesti loodan, et sa räägid minuga rohkem sellest, miks see juhtus, mitte ainult sellest, mis juhtus. Kas sobib? See on sinu lugu. Ainult sina saad meid öelda, miks. Ja ma luban sulle, et ma tõesti tahan teada. Rohkem kui midagi muud. Ma tahan teada, miks. Jah, ma arvan, et sul on esimesed autoriteedipunktid. Olgu, see on sinu õigus. Kas sul on mulle küsimusi? Mitte piisavalt. Olgu, ootele natuke. Kui sa tahad ühte neist, siis loomulikult võid selle võtta, eks. Olgu, aitäh. Nii, ma panen sulle käe rauad, teeme seda vanamoodsal viisil, lihtsalt istu taha. Kui saaksid püsti tõusta ja seina poole pöörata, oleks mul palju kindlam tunne. See on lühike sõit, nii et need võetakse vasti maa. Nikita Kasab tuuakse umbes 2 nädalat hiljem kohtu ette. Tal oli seljas enesetapuvest ja tal polnud särki. Ja ma nägin, kuidas Nikita tuli välja ning ta nägi välja nagu kõhn 17-aastane poiss. Ta nägi välja nagu tavaline teismeline, keda võiksid igal pool kohata. Ta nägi hirmunud ja ebakindel välja ja enamikul tema kohtuistungitel oli ta just selline. Ma märgin, et esimene süüdistus on esimese astme tahtlik tapmine. See on A-klassi kuritegu ja süüdimõistmise korral mõistetakse talle eluaegne vangistus. Teine süüdistus on samuti esimese astme tahtlik tapmine, mille eest on ette nähtud täpselt sama maksimaalne karistus. Ma esitasin lõpuks süüdistuse esimese astme tahtlikus tapmises, mis tähendab, et sa kavatsesid seda teha, et see polnud hetke emotsioonist tingitud otsus, vaid ma uskusin, et see oli tegelikult planeeritud. Kolmas süüdistus on laiba varjamine. Ja siis oli veel raha ja ehete vargus. Kokku oli 10 süüdistust. Kohtusaalis ei ilmunud Nikita jaoks kohale mitte kedagi. Ma mõtlen, et seal polnud kedagi. Tundus, et Nikital polnudki kedagi, kellega ta oleks seotud olnud. Ma määran talle $1 miljoni suuruse kautsjoni. Ma usun, et see on asjakohane. Arvestades kuritegude tõsidust, kõiki asjaolusid ja ausalt öeldes ka süüdistuse tõendite tugevust. See ei olnud juhtum, kus ma arvasin, et seda on väga raske tõestada. Kindlasti on see kaudsete tõendite juhtum. Mul ei ole videot temast, tead küll, oma ema või kasuisa tapmas. Kuid kõik pusletükid sobivad omavahel kokku. Nagu selgub, muutub see lugu pusleks, mis pole üldse see, mida uurijad ootasid. Kui nad uurivad põhjalikumalt Nikita mobiiltelefone ja arvuteid, avastavad nad, et ta ei loe veebis ainult pimedast allilmast. Ta osaleb selles tegelikult ise. Nikita veebitegevus ja telefonikasutus olid väga muret tekitavad. Tundus, et Nikital oli huvi valitsusvastaste ja muude äärmuslike poliitiliste vaadete vastu. Me teeme, et ta suhtles rakenduses Telegram. Nikita läks sellesse rakendusse otsides neid inimesi. Ta otsis neonatse, ta otsis äärmuslasi. Need vihakgrupid sihivad inimesi väga konkreetselt, sest nad tahavad, et need inimesed läheksid välja ja teeksid midagi. Ja tegelik probleem on selles, et kuna nad saavad seda teha interneti kaudu, rakenduste ja platvormide kaudu, on neid väga raske peatada. Ja see teebki nad nii ohtlikuks.
Minu arusaamist mööda olid Nikita poliitilised vaated sarnased mõne teise terrorirünnakuid toime paneva inimese vaadetega. Ja kui ta nägi neid inimesi tegutsemas, inspireeris see teda peaaegu ise inimesi kahjustama oma poliitiliste veendumuste nimel. Me ei teadnud isegi, kui sügav see on, kui tõsine see on, kui suur vandenõu see on. Kas ta töötab koos teiste inimestega? Kas see on terrorijuhtum? Ja see tuli täiesti juhuslikult päevavalgele, kui ta tappis oma vanemad. Siis kutsus politsei appi FBI. Selgub aga, et see pole midagi uut. FBI oli tegelikult uurinud Nikita Kasapit juba 2 aastat varem. Juba 2023 aastal helistas Nikita ema tegelikult FBI-sse ja FBI tuli kohale, et uurimist läbi viia, otsustas, et tegemist pole millegi olulisega ning liikus edasi. Aga oli mure sellepärast, et ta oli internetis ja suhtles mõnede nende äärmuslikumate organisatsioonidega. Tol ajal polnud piisavalt tõendeid, et Nikita Kasapi millegagi süüdistada. Seekord oli olukord väga erinev, kui agendid avastasid tema plaani ulatuse. Ta tõesti uskus, et kavatseb presidendi tappa. Mõte oli selles, et ma lähen, võtan drooni, kuidagi jõuan presidendile piisavalt lähedale ja lasen alla mingisuguse lõhkekeha või pommi. See kogu strateegia oli tema plaan. Ma kasutan drooni, ma relvastan selle ja kuidagi suudan ma tappa Ameerika Ühendriikide presidendi. Ta arvas, et kui ta presidendi kõrvaldab, saab ta kiirendada ühiskonna kokkuvarisemist, et seda saaks uuesti üles ehitada vastavalt oma ideaalidele. Ta oli muutunud nii radikaalseks, et uskus, et suurem plaan võtta midagi ette valitsuse vastu oli tähtsam kui ükskõik millise inimese elu, keda ta võis armastada või kellest ta võis hoolida. Nii et nüüd äkitselt on sellel isoleeritud ja väga üksikul noormehel võimalus olla 10, 20 või 30 inimesega ühes grupis. Nüüd on tal inimesed, kes teda mõistavad. Nüüd on tal sõbrad, nüüd teab ta täpselt, kuhu ta läheb. Ja just see teebki selle nii võimsaks. Nad räägivad talle kõike, mida ta tahab kuulda, pakkudes talle elu, mida ta võiks kusagil mujal elada. Ja see võib tema jaoks olla just see grupp, see sõprus ja see asi, millest tal elus puudu on. Ma usun, et nad andsid talle lubadusi. Näiteks, tule siia. Ja tead, kui sa maksad sellist raha, siis seda me sulle pakkuda saame. Ma arvan, et nad nägid ka, et meil on siin üks laps, keda me saame ära kasutada. Ta andis neile tõesti $1000. Tal on rohkem kui $14,000 sularahas. Tal on ehteid, tal on muid väärtasju. Ja küsimus on, kas see kõik tehti ainult selleks, et seda noormeest ära kasutada. Lihtsalt selleks, et nad saaksid kõik tema varad endale võtta. Kindlasti viibis ta nendes vestlustubades, kus inimesed rääkisid oma vihast USA valitsuse vastu. Aga ma usun, et just tema otsustas, et võib-olla peaksin ostma drooni ja selle relvastama, et saaksin seda teha. Aga see atentaadi plaan ei olnud Nikita plaani lõpp. Ei, ta mõtles tegelikult ka sellele, mis edasi saab. Pärast seda, kui ta oli oma missiooni presidendi tapmise katse lõpetanud, kavatses ta mõnda aega Ukrainas madalat profiili hoida, võib-olla aastaid, ja siis lõpuks edasi liikuda teistesse riikidesse või tegeleda millegi muuga. Tal oli veendumus, et kui ta mõnda aega varjul püsib, õnnestub tal justkui radari alt läbi lipsata. Ta ei kavatsenud tingimata Ameerika Ühendriikides elada, vaid soovis seda teha, riiki destabiliseerida ja seejärel Ida-Euroopasse kolida. Ta otsis kohta, kus oma elu uuesti alustada, pärast seda, kui ta oli riigi justkui hävitanud. Ma tõesti arvan, et tema arvates pidi ta lõpuks Ukrainasse jõudma ja elama tavalist elu. Ja võib-olla sellepärast võttis ta perealbumid endaga kaasa. Kindlasti oleks see põhjus, miks ta võttis kaasa enda ja oma ema sünnitunnistused, sest tal oleks vaja Ukrainasse jõuda. Ja kui ta oleks varem lahkunud, oleks ta võinud olla Ida-Euroopas või kus iganes, kui tal oleks olnud lennupiletid, sest keegi ei teadnud päris kaua aega, mida ta tegi. Nii et ma tõesti arvan, et ta ei mõelnud sellele, et ta võidakse kinni võtta. Ja võib-olla just nii mõtlebki 17-aastane. Sa mõtled, et ma pääsen sellest puhtalt. See on minu jaoks šokeerivalt läbi mõtlemata. Täpselt samamoodi, nagu me räägime sellest, et ta tahtis drooniga tappa Ameerika Ühendriikide presidendi.
aga tead mis? Üks asi vihagruppide ja äärmusrühmituste kohta on see, et nad võivad tihti mööda panna. Nad võivad palju kordi läbi kukkuda. Neil on vaja õnnestuda vaid üks kord. See on omapäraselt häiriv ja õiguskaitseorganite jaoks on äärmiselt murettekitav, et intelligentset teismelist saab radikaliseerida nii kaugele, et ta võtab ette sellise sammu, et tappa need inimesed, kellest ta kõige rohkem hoolib. Uue aasta alguses ootab Nikita Kasap oma topeltmõrva kohtuprotsessi. Aga siis toimub kohtuistung ja seal juhtub midagi, mida keegi tegelikult ette ei näinud. Tere hommikust kõigile! Täna toimub siin kohtuistung süüdistusele antava vastuse muutmiseks. Mulle teatati, et härra Kasap kavatseb end esimeses ja teises süüdistuspunktis süüdi tunnistada või süüdistust mitte vaidlustada. Ja me kõik olime nagu, mis? Mida sul on sellest võita? Nagu, mida sa teed? Miks sa oma vastus süüdistusele muudad? Sa võiksid asja kohtusse viia ja lihtsalt vaadata, mis saab. Ütle mulle, kas see on tõsi. Siin on kirjas, et ma loobun oma õiguses kohtuprotsessile. Kas see on tõsi? Ja teie aus. Hästi, vaatame üle süüdistuse teie vastu, härra, või peaksin ütlema süüdistuse. Esimene süüdistuspunkt väidab, et umbes 11. veebruaril 2025 põhjustasite te ohver A, kelleks on tuvastatud Donald Maier, surma kavatsusega see inimene tappa. Mis on teie vastus esimesele süüdistuspunktile, härra? Süüdi austatus. Mida ma nägin, oli väga robotlik vastus, kui ta selles asjas end süüdi tunnistas. Jah, austatud kohus. Jah, austatud kohus. Sa võisid näha, kuidas tema tool sõna otseses mõttes värises. Sa võisid näha, et tema põlved pidid kaitselaua all lihtsalt värisema, kui ta üritas selle kõigega ühele poole saada. Teine süüdistus ütleb, et samal kuupäeval ja samas kohas 11. veebruaril 2025 nimetatud aadressil põhjustasite te ohver B, kelleks on Tatjana Kasap, surma kavatsusega see inimene tappa. Kuidas te end selles süüdistuses tunnistate, härra? Süüdi, teie au. Hästi. Kas te sooritasite need kuriteod? Jah, teie au. Inimesed tahavad teada, miks te ei läinud kohtusse, miks te süüd tunnistasite. Tegelikult oli meie peamine eesmärk see, et ta võtaks vastutuse nende 2 surma eest. Pärast arutelu perega olid nad nõus, et see on õiglane pakkumine. Ma arvan, et see annab meile soovitud vangistuse pikkuse ja seega pole tegelikult põhjust perekonda kohtuprotsessiga koormata. Kas sind üllatas kuidagi tema otsuse süüdi tunnistada? Ma arvan, et olen natuke üllatunud. Ma mõtlen, et tal poleks tegelikult mingit kaotust, kui ta oleks asja kohtusse viinud. Aga jällegi, ma arvan, et kohtud hindavad seda, kui keegi võtab vastutuse oma tegude eest. Ja ma arvan, et see on üks teguritest, mida nad karistuse määramisel arvesse võtavad. Süü omaksvõtmine 2 tahtliku tapmise süüdistuspunktis annab Nikitale ka ühe selge eelise. Osariik nõustub ülejäänud süüdistused tühistama. Nii et kuigi pole kahtlustki, et ta saab 2 eluaegset vanglakaristust, on tingimisi vabastamise küsimus endiselt lahtine. Ma arvan, et tema parim võimalus saada karistus, mille puhul ta võiks kunagi kogukonda naasta, oli vastutuse võtmine, süü omaks võtmine ja lootus, et kohtunik teeb selle otsuse. Hästi. Ma kuulutan arutusele Wisconsini osariigi kohtuasja Nikita Kasapi vastu. Kui Nikita karistuse määramise istung algab, rõhutab tema advokaat, et tema klient on muutunud, tema käitumine on muutunud. Vaid mõned nädalad pärast seda, kui ta suhtles nende internetikiskjatega ja pani toime need kohutavad teod, mille ta oli toime pannud. Nikita Kasap kohtus FBI-ga. Ta andis vabatahtlikult intervjuu, et aidata neid igal võimalikul moel, et tabada internetikiskjad 6 aja jooksul. Ta tahab koostööd võimudega, püüdes aidata neil süüdlasi tabada. Ta kohtus föderaaltöötajatega, et anda neile selle kohta teavet. Nad ütlesid, et ta oli selle intervjuu ajal väga koostööaldis. Üks asi, mida kohus võib karistuse määramisel arvesse võtta, on see, et sa võtad oma käitumise eest vastutuse. Seetõttu oli mingil määral mõistetav, et keegi võib soovida vastutust võtta, et vähemalt väita, et tulevikus peaks olema võimalus vabanemiseks. Aga sõbrad ja perekond räägivad, kuidas Nikita vanemate tapmine nende elu mõjutas. Ei paista Nikita olukord enam nii hea.
kasutädid ja onud ning vanavanemad olid kohtus, et teda süüdistada. Nad olid kohtus, et talle öelda, sa hävitasid meie elud. Ma mõtlen, nad ei olnud kohtus Nikitat toetamas. Mitte keegi ei olnud kohtus Nikitat toetamas. Me kuuleme Michael Debonat, kes oli Donald Mayeri, Nikita kasuisa lapsepõlvesõber. Don on minu parim sõber. Ta oli ka poeg, vend, abikaasa ning armastuse, naeru ja jõuallikas kõigile, kes teda tundsid. Tema naine oli tema elukaaslane, keegi, keda ta sügavalt armastas ja kellega ta tulevikku planeeris. Ühe kujuteldamatu vägivalla aktiga kustutas süüdistatav mitte ühe, vaid 2 elu. Ma palun kohtul täielikult tunnistada selle teo raskust. Mitte ainult 2 elu võtmist, vaid ka kõige hävitamist, mida need elud puudutasid. Teie au, olen täna siin oma perekonna esindajana, et jagada, kui sügavat mõju on minu venna Toni ja tema abikaasa Tatjana kaotus avaldanud meie perele ja nende sõpradele. Nende elud võeti tahtlikult mõttetu teo käigus ja andestamata vägivalla tõttu. Viis, kuidas Don ja Tatjana tapeti, on midagi, mida ükski pere ei peaks kunagi läbi elama. Ma usun, et inimene, kes on võimeline selliseks reetmiseks ja vägivallaks, kujutab endast jätkuvat ohtu teistele. Kogukonna turvalisuse nimel ja Toni ning Tatjana elu austuseks palun, et talle määrataks karistus veeta ülejäänud elu vanglas ilma võimaluseta vabaneda. Siis on aeg ringkonnaprokurör Leslie Basil oma seisukoht esitada. See ei ole laps, kes lihtsalt ühel ööl kontrolli kaotas. Ta oli oma vanemate peale vihane. See oli laps, kellel oli kõik olemas. Tal oli armastav kodu, tal oli hea haridus, tal oli tugi olemas. Ta tõesti, ta käis perega puhkusel. Ja kas ma usun, et tema internetis uurimine pani teda kummalisi mõtteid mõtlema? Ma usun küll. Aga see polnud internet, mis käskis tal selle plaani välja mõelda. See polnud internet, mis ütles talle, et ta peaks oma vanemat tapma. See oli selle süüdistatava otsus. See, mida ta tegi, näitas täielikku hoolimatust inimelu suhtes. See näitab inimest, kes ei vääri enam kunagi ühiskonda tagasi pääsemist. Seetõttu palun kohtul määrata maksimaalne karistus, eluaegne vangistus, ilma võimaluseta järelevalve all vabaneda. Ja et kummagi süüdistuspunkti karistus kantakse järjestikku. Kaitse seisukohast väideti, et need inimesed mõjutasid tema mõtlemist ja sellepärast ta tegigi neid asju. Kohus saab ja peaks tõsiselt arvestama järgneva tõsiasjaga. 2025 aasta veebruaris, kui Nikita Kasab pani toime need kohutavad kuriteod, oli ta laps. Päeval, mil ta need kuriteod toime pani, kui Nikita Kasab oleks proovinud sõjaväkke astuda või lepingut sõlmida. Kui ta oleks proovinud valimistel hääletada. Või isegi loteriipiletit osta, oleksid vastutavad inimesed tõenäoliselt kõik andnud sama vastuse. Kaugi siit, sa oled lihtsalt laps. Miks need kaitsed olemas on? Need on olemas, sest me teame, et lapsed kipuvad olema palju impulsiivsemad. Me teame, et nad on vastuvõtlikumad välistele mõjudele ja survele. Nende iseloom ei ole nii hästi kujunenud ega arenenud nagu täiskasvanutel. Meie ja teie üldine soovitus mõlemas punktis on, et kohus määraks loomulikult kohustusliku eluaegse vangistuse koos võimalusega 20 aasta pärast järelevalve all vabaneda. Kaitsememorandumis oli palju uuringuid, mis viitasid sellele, kui vastuvõtlikud võivad lapsed olla, kui nad tulevad teisest riigist ja neil ei ole sõpru. Ma arvan, et nad on isegi veelgi vastuvõtlikumad ja ma usun, et see kõik on tõsi. Ma arvan, et ma ei suutnud teha seda järeldust, et ta suhtles selle inimesega, kes oli seotud ühe grupiga ja sellepärast ta tappis oma vanemad. Ja lihtsalt sellist järeldust ei toetanud ükski tõend. Enne kui kohtunik mõistab Nikita Kasapile ametlikult karistuse, pöördub see teismeline süüdistatav kohtu poole. Härra Kasap, mida te soovite mulle öelda? Austatud kohus, ma soovin alustada vabandusega nii oma ema kui ka oma kasuisa Donaldi perekonna ja sõprade ees. Kõigile, kes neid armastasid, kõigile, kes tunnevad valu ja leina minu tegude tõttu. Mul on kahju.
sama hästi kui keegi teine teadsin ma, et mu ema ja Donald olid lahked ja armastavad inimesed. Ma mõtlen, see tõesti kõlab nii, et ta armastas oma ema ja siis tema kasuisa kohtles teda tõesti nagu oma poega. Kas ma arvan, et ta hakkas kahetsema, et issand, mida ma tegin? Jah, ma usun, et ta kahetses. Ja ma muretsesin oma ema pärast. Kui ta pidi kasutama redelit või hüppama köögi tasapinnale, et kodus kõrgel riiulil olevat asja kätte saada, siis ma muretsesin tema ohutuse pärast ja nõudsin, et ta laseks mul selle talle tuua. Säda oli ema, kelle ma tapsin. Inimene, kelle ma just valisin tappa. Inimene, kes mind armastas, hoolimata kõigest. Ema, kes hoolitses alati minu eest. Igatsen temaga rääkimist ja temaga koos olemist. Ma arvan, et kui ma näen selliseid pisaraid, eriti kui tegemist on noorte inimestega, siis ma usun, et need on ehtsad. Ma mõtlen, inimesed tahavad, et asjad oleksid loogilised. Inimesed tahavad uskuda, et ühel poolel on headus ja teisel kurjus ning need ei käi koos. Ja ometi näed sa poissi, kes nutab oma ema surma pärast, mille ta ise põhjustas. Mõned asjad on tõesti lepitamatud. Sellele, mida ma tegin, pole mingit vabandust. Tõde on see, et mul tekkis vihkavate mõtete ja tunnete kinnisidee. Ma tundsin, et maailm on haige ja kuri paik. Et minu äärmuslikud teod selle muutmiseks olid õigustatud. Ma arvasin, et olen osa revolutsioonist, osa sõjast. Ja ma ütlesin endale, et halvad asjad peavad sõjas juhtuma. Ma ei saa süüdistada videoid, propagandat ega inimesi, kes mu tegusid inspireerisid, sest mul oli võimalus valida õige vale asemel. Mul on väga kahju sellest, mida ma olen teinud. Ma ei saa mööda vaadata tõsiasjast, et minu ees on väga noor mees ja et ükskõik millise otsuse ma teen, see otsus mõjutab seda noort meest kogu tema ülejäänud elu. Mul ei ole muud valikut, kui määrata 2 eluaegset vanglakaristust. Kuid see kohus saab määrata kuupäeva, millal tekib õigus taotleda tingimisi vabastamist järelevalve all. Vähemalt 20 aasta pärast. Või ma võin otsustada, et isik ei ole sobilik tingimisi vabastamiseks järelevalve all. Räägiti palju sellest, kas teda saab rehabiliteerida. Ta on 17. Kas temast võiks saada keegi, keda me võiksime 60 aasta pärast ühiskonda tagasi lasta? Kas tal võiks olla võimalus tingimisi vabastusele? Nii et ma vaatan tead plusse ja miinuseid. Mis on Nikita Kassapi plussid? Ta on võtnud vastutuse selle eest, mida ta tegi, aga ma kaarun seda võrreldes nende õudsete, kohutavate, seletamatute ja arusaamatute tegudega, millesse ta end segas. Mida ma siis teen Nikita Kassapiga? Nüüd ma kaalun neid asju ja jõuan otsusele, et ma otsustan järgmist. Ta ei ole sobilik vabastamiseks järelevalve alla. Sest ma ei tea, arvestades nende tegude iseloomu, ma ei tea, arvestades siin toimunut, millal ja kas ning kas üldse võib toimuda sügav ja oluline muutus. Nii et mida kohtunik tegi, oli see, et ta määras talle eluaegse vangistuse ilma võimaluseta tingimisi vabastamiseks, mis tähendab, et ta veedab ülejäänud elu vanglas. Ma arvan, et karistus on asjakohane. See oli ette planeeritud, hästi läbimõeldud ja see polnud kire ajal tehtud tegu. Ta tegi teadliku otsuse tappa inimesi, kellest ta hoolis, et sisuliselt edendada poliitilist terrorirünnakut. Ma usun, et inimene, kes on valmis sellisteks vägivaldseteks sammudeks, on väga ohtlik isik. Ja ma arvan, et tema vabastamine ükskõik millises eluetapis oleks olnud kogukonnale väga ohtlik ja vale. Mis pani teda üle piiri minema? Mis pani teda tegelikult tegutsema nii, nagu ta tegi? Ma ei tea, kas me kunagi saame 100% teada, miks ta tegi seda, mida ta tegi. Vaata, selles juhtumis on meil sama palju küsimusi kui vastuseid.
Tundub arusaamatu, et hoolivast perest pärit teismeline tapaks jõhkralt oma vanemad ja kavandaks valitsuse kukutamist. Aga üks asi on selge. See on hoiatav lugu kõigile vanematele, kes muretsevad selle pärast, mida nende teismelised internetis teevad. Ma arvan, et järeldus peaks olema see, et internet võib olla väga tume ja ohtlik koht ning võib olla väga sünge paik. Kui sa räägid kellegagi internetis, ei pruugi see olla sinu sõber. See võib olla kusagil Ida-Euroopas elav 46-aastane mees, kes on äärmuslane.